mis aias? Kes aias, mis aias? Kes aias, mis aias? Tere tulemast kuulama alushariduse taskuhäälingut Kes aias, mis aias. Mina olen Silja Järve. Ja mina olen Kätlin Tanin. Silja, kes ja mis meil täna aias on? Eelmises saates, loodame, et juhtusite kuulama, rääkisime koolivalmidusest ning sellega seoses kerkis üles ka laste üldoskuste ja eneseregulatsiooni oskuste temaatika. Ja tänases saates soovime saada nippe ja teadmisi, kuidas neid oskusi lastes arendada. Ja vestleme psühholoog ja mänguterapeut Olga Luptovaga. Tere tulemast saatesse, Olga. Tere! Tere ka minu poolt ja Olga, siis kohe saates alustuseks küsime sinu käest, et kuidas on olnud sinu teekond üldse hariduses ja kuidas sa oled jõudnud alusharidusse? Minu tee haridusse tegelikult algas siis, kui ma õppisin Tallinna Ülikoolis ja ma õppisin seal psühholoogiat. Ja siis, kui ma õppisin teisel kursusel, siis me pidime tegelikult valima juba, et kuhu suunas me hakkame liikuma, et mis teemal oma bakalaureuse tööd kirjutama ja siis neid teemasid, need põnevaid teemasid on ju väga palju, aga siis tegelikult huvitas lastepsühholoogia, arengupsühholoogia ja koolipsühholoogia. Ja siis ma hakkasin koostööd tegema toreda professoriga Eve Kikasega ja tema ongi ju koolipsühholoogia professor ja siis tema võttis mind oma tiiva alla ja siis nii ma saingi sinna hariduse valdkonda tegelikult sisse. Ja koolipsühholoogia hakkas siis minu põhiliseks huviks tegelikult ülikoolis. Ja siis me koos tegime erinevaid koolipsühholoogia teadusprojekte ja põhiliselt me tegelesimegi tegelikult üldpädevuste teemadega, sotsiaalsete oskustega, suhtluspädevusega, õpipädevusega, ettevõtlikkuspädevusega, et need kõik pädevused olid siis uuritud meie poolt. Ja tegelikult niimoodi ma kaitsesingi oma magistritööd ka, et selle kooli psühholoogia teemadel. Ja siis peale magistriõpinguid ma läksingi kooli tööle, koolipsühholoogina. Ja minu huvi ainult kasvas selle koolipsühholoogia ja üldse laste ja arengupsühholoogia vastu ja niimoodi ma siin töötangi 10 aastat lastega, õpetajatega ja ka vanematega. Et lapsed ju ei ole nii-öelda eraldiseisvadeks, et muidugi ma tegelen ka mänguteraapias eraldi lastega, sest nende sisemine maailm on ka väga-väga oluline osa minu tööst ja see, kuidas neid toetada, aga tegelikult väga palju sõltub ka keskkonnast ja seepärast ma töötan väga palju õpetajate ja lastevanematega. Aga siis, kui ma läksin tööle Väiksesse Peiksesse, et nüüd ma töötan ka lasteaiapsühholoogina ja mul on erinevaid teisi ameteid ka juures tegelikult. Ma olen ka koolitaja, ma olen siis projektijuht ja siis ma olen ka nii-öelda kirjanik, kes kirjutab erinevaid artikleid ja kirjutab raamatuid ja annab välja materjale, et siis minu tööpõld on laienenud aastatega. Et täna oled jõudnud siis otsapidi lasteaeda ja alusharidusse ja täna me räägime ka hiljem natukene väga toredast sellisest õppeprogrammist või materjalist, et saame tuttavaks tunnetega, aga enne püüame siis võib-olla aru saada, mis on need tunded on üldse ja miks on nendest oluline rääkida. No tegelikult ega psühholoogi töö on põhiliselt tunnetega töö ja siis, kui ma töötan täiskasvanutega, ma näen seda, et ka nende oskused ei ole väga heal tasemel mõnikord, eks? Aga minu siiras uskumus on see, et kui me alustame juba lasteaiast selle teemaga tegelemist, siis meil on lootus, et tegelikult täiskasvanu eas need lapsed, kes praegu õpivad lasteaias, nad saavad oma tunnetega palju paremini hakkama ja siis, et meie ühiskond ongi parem ja meie täiskasvanud siin Eestis on õnnelikumad. Et see on minu selline suur eesmärk, eks, ja siin üldse mitte ainult minu isikliku, vaid üldse väikse päikse eesmärk. Et sest tegelikult siis, kui ma tööle tulin,
see oli juba 3 aastat tagasi äkki, päris ammu juba, et nad ütlesid, nad tegid tegelikult juba koostööd Tallinna Ülikooliga ja õppisid juba, nagu uurisid juba seda teemat, et kuidas neid enesejuhtimisoskuseid võiks arendada. Ja siis, kui mina tulin, et siis nende nagu üks tööeesmärk, mis nad mulle panid, et Olga, arenda laste eneseregulatsiooni oskuseid. Ja mu silmad olid väga suured muidugi, sest mina tean, et see eneseregulatsiooni on väga-väga lai mõiste ja seda arendada on väga-väga keeruline ja kohe praegu astuda neid samme on väga keeruline. Seepärast ongi, et tegelikult 3 aastat on möödas ja mina tegelesin need 3 aastat põhiliselt tunnete regulatsiooniga, mis on ainult üks osa eneseregulatsioonist. Aga see tunnete teema on tegelikult ju kogu aeg minu töös olnud ja see jääbki, minu arvates jääbki minu teemaks. Et see, mis on tunded, mis need tunded on ja siis ka nagu, mida nendega teha, et mida ma võiksin enda tunnetega teha nii, et mina oleksin hoitud ja teised minu ümbritsevad inimesed oleksid ka hoitud ju. Et see tunnete reguleerimine oleks ohutu. Proovime siis natuke paremini aru saada sellest temaatikast, et kõigepealt on sõna emotsioon ja tunne. Et kas need on sünonüümid või millist sõna mina lasteaias õpetajana peaksin kasutama? No jällegi, et meil oli eelmisel aastal üks koolitus, kus me tegelikult diskuteerisime ühe õpetajaga ka sellel teemal, et kas tunne või emotsioon. Et tegelikult, kui uurida seda väga sügavalt seda teemat, siis ehk seal on mingi erinevus, aga lastega mina soovitan ikka lihtsamad sõnu, et minu üks eesmärkides on seletada, et laps ei ole sellise sama sõnavaraga ja selle andmebaasiga nagu meie täiskasvanud ja võib-olla tema jaoks see sõna emotsioon on võõras, aga siis, kui ma ütlen tunne, siis ta saab paremini aru ja seepärast meie projekti nimetus on ka saa tunnetega sõbraks, mitte saa emotsioonidega sõbraks. See on lihtsalt lihtsam sõna ja mina näen, et need on sünonüümid ja me võime kasutada neid mõlemaid. Et kui nüüd selle sõnavara juurde jõudsime, on olemas hästi palju erinevaid emotsioone ja tundeid. Ma praegu ka rühmas õpin oma lastega justkui neid emotsioone, tundeid, aga mul on natukene virvarr, et milliseid emotsioone või tundeid see laps lasteaias tegelikult võiks osata ära tunda. Mis on selline baas, millega tal on hea edasi sinna kooli minna ja ellu astuda? No tegelikult, kui me nagu vaatame teooriat, siis on ju põhiemotsioonide teooria, mis ütleb, et on olemas sellised 6 baastunnet või baasemotsiooni, mis on igas ühiskonnas olemas. Et sõltumata kultuurist, et on sellised emotsioonid, mis on igal pool. Ja tegelikult, kui sirvida internetis või üldse raamatutes, siis näidatakse ka seda, et kuidas beebid neid 6 põhiemotsioone tunnevad, et see on väga lahe vaadata just, et kuidas beebi seal nagu vastikust näitab või näiteks on kurb ja nutab, eks, et, või naeratab. Ja see ongi, et ma arvan, et see on see baas, mida võiks iga laps teada lasteaias, et on 6 emotsiooni, mida ta võiks ära tunda ja nimetada. Rõõm, viha, kurbus, üllatus, vastikus ja hirm. Et on need 6 baas siis emotsiooni ja lisaks siis kõik muu sinna ümber. Et kas nendest 6 piisab, et ühest väiksest lapsest kasvaks üks suur endaga ja oma tunnetega toime tulev täiskasvanud inimene? Või on sinna vaja midagi veel juurde? Mina ütleksin, et kindlasti oleks vaja juurde, sest tegelikult, kui me nagu räägime nendest 6 emotsioonist, ehk nende jaoks on ka väga palju erinevaid sõnu kasutuses, eks, et näiteks, et viha ja kurjus, see on üks väga lemmik, et mida lapsed mulle ütlevad,
ütlevad, kui ma näitan vihast pilti, siis nad ütlevad, ta on kuri ja siis me arutame selle, et kas see on emotsioon või see on mingi omadus inimesel, eks, et minu jaoks see kurjus on pigem selline omadus inimesel, et kuidas ta suhtub ja kuidas ta käitub ja viha on see emotsioon, mis mul tekib, eks. Ma võin olla kuri siis, kui ma olen vihane, eks, et see on nagu natuke nagu vahe sees ikkagi. Mina soovitan ka rääkida sellest, et näiteks kui me tunneme viha, et päris tihti on ju nii, et viha taga on mingi teine emotsioon või tunne. Näiteks ma olen pettunud ja seepärast ma olen vihane või ma olen solvunud ja seepärast ma olen vihane. Et kooli minevate lastega saaks kindlasti seda juba arutada, et miks sa vihane oled, et mis selle taga on. Et see klassikaline näide ka, et kui lapsevanemad kaotavad oma last poes näiteks ja nad on väga mures, et kui mu laps on, kus mu laps on, nad otsivad seda ja siis, kui nad teda kohtuvad, et nad hakkavad siis vihastuma nende peale ja ütlema, et kus sa olid? Ei, ma kindlasti ei võta sind enam poodi mitte kunagi. Et tegelikult selle viha taga on ju selline muretsemine, aga me ei räägi sellest lapsele. Me juba nagu räägime vihased ja laps saab aru, et me oleme vihased tema peale. Eks, et kindlasti saaks neid olukordi juba lastega ka arutada. Me jõudsime oma jutuga siin praegu selliste päris raskete tunneteni. Aga mis on sellised kerged tunded? Ma alustaks võib-olla vastus sellega, et kui me räägime nendest põhitunnetest, millest me juba rääkisime, et need on juba väga väikestel lastel olemas ja et mõned emotsioonid võib-olla tulevad hiljem, aga mõned on kohe olemas nii-öelda, eks, sest need tulevad meie ajust ja tegelikult meie emotsioonide aju on ju varem nagu on tekkinud kui meie ratsionaalne aju ja seepärast ka need väiksemad lapsed ongi emotsionaalsemad, sest tegelikult nende ratsionaalne aju ei tööta nii hästi, see mõtlev aju, eks, et tegelikult täiskasvanud võiksid juba paremini oma tunnetega toime tulla, kas või sellepärast, et nende mõtlev aju on palju rohkem arenenud. Seal on palju rohkem teadmisi, oskuseid, kogemusi ja seepärast ongi, et kui väike laps enne lasteaeda tunneb midagi, siis see on see, millega peaks tegelema see täiskasvanu, kellel omakorda mingid tunded tekivad. Ja siis tema peaks rohkem oma emotsiooniga toime tulla ja siis juba ta saab last toetada. Sest me teame, et see eneseregulatsioon arenebki tegelikult step by step, eks, samm-sammult ja alguses ongi niimoodi, et me reguleerime last väliselt, peale seda me hakkame reguleerima koos ja siis alles laps õpib ise ennast reguleerima, eks, et kuidagi nagu niimoodi see peaks käima, mitte niimoodi, et me kohe ootame, et laps peaks oma emotsiooni oskama reguleerima. Ikka nagu areneb ja meiega koos midagi ta õpib ka. Aga mis need täpsemalt need emotsioonid on, mis on enne lasteaeda, ehk need on need samad tegelikult. Et siis, kui lapsevanem läheb kuskile eemale, laps tunneb samamoodi kurbust, nagu ta lasteaias tunneb, kui laps tuleb lasteaeda ja lapsevanem läheb tööle. Sama tunne on siis, kui ma ei tea, lapsevanem läheb kuskile juuksurisse ja tema peab jääma vanaemaga, eks, et need samad tunded on ju. Milleks siis ikkagi meil on vaja lastel neid tundeid juhtida? Nii. Väga lihtne vastus on see, et ta saaks oma eluga paremini hakkama. Et kõik üldoskused tegelikult on selleks, et lapsel oleks lihtsam elada, tal oleks lihtsam suhelda, tal oleks lihtsam õppida, tal oleks lihtsam mängida, et kõik oleks nii-öelda lihtsam ja tõhusam ja toredam ja rõõmsam, eks. Et see on minu vastus sellele küsimusele. Ja kindlasti ka kooliminek, et kui me rääkisime sellest, et kui keeruline on lapsel kõigepealt kodust tulla lasteaeda, siis ju ka koolimineku periood on selline kindlasti enam mitte nii suure nutuga ja alguses nad nagu tuhinaga ootavad, et koolipsühholoogina, et mis sa arvad, kas siin on see tunnete ja eneseregulatsiooni mingi seos sellega, et kõik lapsed tahaks nagu kooli minna, aga nad esimese aasta lõpuks väsivad ära? No
kindlasti see on üks aspektidest, eks, et keskkond on see, mis võiks rohkem toetada lapsi ka koolis. Ja siis, kui lapsed lasteaiast kooli lähevad, eks, et see võiks olla sujuvam ja kuidagi nagu stressivabam minu arvates, minu kui psühholoogi arvates, aga ma rõhun seda, et akadeemilised oskused, siis kui me räägime sellest, et kas laps on kooliks valmis või mitte, akadeemilised oskused on viimasel kohal minu jaoks, et esimesel kohal on need sotsiaal-emotsionaalsed oskused ja õpioskused ja motivatsioon. Ehk kindlasti see, kui me tegeleme juba lasteaias tunnete teemal, siis kindlasti selle lapsel võiks olla lihtsam ka koolis hakkama saada, sest seal tulevad ju teised olukorrad, mõnikord isegi tihti on niimoodi, et tulevad ju teised inimesed tema ellu, et on see uus õpetaja, on need uued lapsed seal, teised täiskasvanud, kes seal koolis on ja neid olukordi, kus sa tunned mingid tunded, on väga-väga palju. Ja see pinge sellest, et sa pead õppima, sul on vaja mingeid asju kindlasti järgmiseks päevaks ära teha, et see kõik tekitab ju mingeid emotsioone ja kui laps juba teab nendest, siis temal on palju lihtsam kas või öelda seda välja, et ema, mul on praegu väga raske, et mitte lihtsalt nutta või loobuda sellest matemaatikast, vaid lihtsalt öelda, et ema, mul on raske. Eks, et see on nagu eraldi oskus tegelikult ja see on tugevalt seotud tunnete juhtimisega. Ja kui ma saan kogu aeg kooli seda negatiivset tagasisidet, seda, et ma ei kõlba kuskile, et mul ei tule välja, siis muidugi kaob see koolirõõm kohe esimesel aastal ära, eks, et mina sooviksin, et seda oleks vähem, et kool oleks lõbus, huvitav, et neid ülesandeid on väga palju, mis on tegelikult väga huvitavad ja toredad ka koolis, eks. Ja seda võiks jätkata, et lapsel võiks olla, ta võiks olla motiveeritud õppima, nagu ta lasteaias on. Aga siis me juba jõudsimegi tegelikult sealt kodust lasteaeda. Ja see väikeses päikeses programm on siis mõeldud eelkõige praegu siis ja ka see raamat, siin uus raamat Saa tunnetega sõbraks on mõeldud siis tegelikult ikkagi õppematerjalina rohkem õpetajale praegu. Ja, sest tegelikult seal on need tegevused, mida võiks lastega koos teha, mis on mõeldud just rühmale. Tegelikult mina näen, et neid tegevusi saab ka väga hästi kodus teha, aga lihtsalt kui sa oled rühmaga, siis see tegevus näeb teistmoodi välja kui see, kui sa oled üks ühele lapsega, sest mina ju enda töös ja mänguterapeudina ma kasutan neid samu tegevusi üks ühele. Et ma arvan, et see võiks vanematele ka huvi pakkuda, aga eelkõige see on mõeldud õpetajatele, lasteaiaõpetajatele. Ja vot, võib-olla vaatamegi ja piilume natuke selle raamatu sisse, tekitame õpetajates sellist huvi, et mis on tunnete juhtimine? Eelkõige ma ütlen, et enesejuhtimine on mingi protsess, eks nagu kõik meie psüühikas on protsessid, eks. Ja tegelikult tunnete juhtimine on üks osa sellest enesejuhtimisest, eneseregulatsioonist, millest me juba siin natukene rääkisime. Ja tegelikult see on ka oskus, et miks on oluline rõhutada just seda, et see on oskus, et just sellepärast, et see on õpitav. Et siis, kui me räägime sellest, et see on mingi omadus või mingi selline asi, et siis see ei anna seda, et tegelikult me saame seda õpetada lastele. Aga oskuseid me saame õpetada. Et kui õpetaja usub, et see on arendatav, siis ta ju panustab sellesse ja siis ta arendabki neid oskuseid. Ehk tunnete juhtimine on oskus, kus laps õpib oma emotsioone ära tunda, teiste emotsioone ära tunda, kui nagu saab aru, mis olukordades need tunded tekivad, et siis ta oskab ka midagi oma tunnetega teha. Või milline peaks olema õpetaja ettevalmistus selleks, et tegelikult tööd tunnetega ja selle tunnete juhtimise protsessiga üldse teha? Just praegu rääkisime uskumustest, et mina näen, et õpetaja võiks aru saada üldse, et mis asi see on
ja milleks seda vaja on. Ja selleks ongi selle Saa tunnetega sõbraks programmi esimene osa tehtud. Et õpetaja, kui ta on teadvustanud enda jaoks, et vot see on see teema, mida on vaja arendada. Et kui ta on aru saanud, et see on midagi, mis aitab lapsel elus toime tulla, siis ta on ka motiveeritud seda tegema ja ta saab aru, milleks ta seda teeb. Eks kindlasti see toetab seda, et mõned õpetajad kindlasti teevad juba, need paljud õpetajad kindlasti teevad juba neid tegevusi ja arendavad neid asju, aga võib-olla just see osa on natuke puudu, et milleks ma seda teen või et mis see täpsemalt on, et selleks ongi see esimene teoreetiline osa seal selleks, et natuke nagu seda seletada õpetajale. Ja kindlasti siis enne seda, kui õpetaja hakkab arendama laste tunnete juhtimisoskuseid, ta võiks mõelda enda tunnete juhtimisoskuste üle, et kus mina olen selles valdkonnas, kuidas mina oma tunnetega toime tulen, see on ju ka väga oluline. See eeskuju, mis on laste jaoks, eks, et no, siis kui ma näiteks vanematega konsultatsioonidel räägin, siis ma räägin ka päris tihti sellest, et teie olete eeskuju. Kui teie karjute lapse peale, kui te vihased olete, miks tema ei või teie peale karjuda siis, kui ta on vihane. Et siis te ise võiksite näidata lapsele, mida teha siis, kui te olete kurvad, siis, kui te olete vihased või siis, kui te olete rõõmsad. Ehk see on ka üks oluline osa sellest, et õpetaja võiks ise osata oma tundeid reguleerima. Ja mõned põhimõtted tegelikult on seal raamatus kirjutatud ka, et näiteks, et õpetaja võiks aktsepteerida last ja tema tundeid, et need on okei. Okei on tunda kurbust siis, kui laps tuleb lasteaeda ja lapsevanem läheb tööle või okei tunda viha siis, kui keegi sõpradest võtab su mänguasja ära. See on okei. Lihtsalt see, kuidas sa käitud, see võiks olla erinev. Ja anda siis lapsele tagasiside just tema käitumisele, mitte tema tundele, ära anna hinnanguid tema tundele või tema isiksusele, vaid anna hinnangu just lapse käitumisele. Ja see on okei olla vihane, aga me ei löö. Et me ei tohi lüüa, aga vihane olla on okei. Eks? Et need võib-olla on need asjad, mis aitavad õpetajal neid tegevusi veel produktiivsemalt arendada. Ja mina näen ka, et see võiks olla süsteemne. See võiks olla lõimitud. Emotsioonide õppe võiks olla lõimitud teiste ainetega võib-olla, kui see on projektõppe, siis projektidega, et mina olen kindel ja mina näen ka enda lasteaedade näitel, et iga projektiga on võimalik emotsioonide teemat siduda. On need loomad, on need seened, on need kevad, et kõik on seotud emotsioonidega. Alati on need tunded kuskil peidus olemas. Ja siis, kui seda teha süsteemselt, siis ma arvan, et see toob kõige rohkem kasu. Et enne, kui midagi tegema hakata, võiks natukene rohkem õpetaja teada, et kuhu ta jõuda tahab. Ja selleks on siin väga toetav selline joonis tunnete juhtimise protsess. Et võib-olla me käiksime koos need etapid nagu läbi ja võib-olla sa oskad ka siis tuua meile sinna mingisuguseid näiteid, et ka õpetaja, kes kuulab, et ta võib-olla juba teebki seda kogu aeg, aga ta lihtsalt ei ole veel aru saanud sellest. Tunnete juhtimise protsess, mis see skeem endast kujutab ja et võib-olla sa siis laiendaksid seda natuke? Tegelikult sellist sarnast mudelit me oleme Tallinna Ülikoolis kasutanud siis, kui me üldpädevusi uurisime. Ja siin on põhimõtteliselt nagu sarnane süsteem, sarnane mudel, et igal inimesel on see laps või täiskasvanu on mingi andmebaas olemas, kus on meie täidesaatud funktsioonid, kus on meie kogemused, kus on meie oskused, kus on meie teadmised. Et see on selline andmebaas, mis mõjutab tegelikult terve selle protsessi. Ja see seletab ka tegelikult natukene seda, et miks lapsed ei suuda nii hästi emotsioone reguleerida, just sellepärast, et see andmebaas ei ole piisavalt hea, eks, et see ei ole sama nagu täiskasvanu, eks. Ja seepärast ongi oluline laste teadmisi
arendada ja nende oskuseid arendada. Ja siis, kui need teadmised ja oskused ja kogemused on siis lapsel olemas, siis tal on kergem selle terve protsessi tegelikult juhtida, eks. Ja see protsess iseenesest algab sellest, et me märkame. Me märkame, kas midagi, näiteks mingid stiimulid, kas enda sees või väljaspool, või näiteks ma märkan, et mina olen vihane. Eks, et see on see märkamine, eks, et või õpetaja näeb, et sina oled vihane, eks, et tema ka märkab seda. Ja mina, kui ma tean seda, et nüüd ma tunnen viha, siis ma hakkan analüüsima, et okei, see lihtsalt ma võib-olla siin ütlen, et see protsess on väga kiire, et tegelikult me siin 15 minutit võime sellest rääkida, aga tegelikult see tuleb kõik ju automaatselt. Et see, et ma märkan, siis ma analüüsin, siis ma reageerin kuidagi, et see toimub kõik väga kiiresti. Aga kui me teadvustame seda, et see toimub nii, et siis meil on kergemini seda muuta, seda protsessi, eks, et kus laps on hädas, kas ta ei märka, kas ta ei saa aru, et ta on praegu vihane või ta lihtsalt tegelikult ei oska planeerida seda, et tal on ainult üks viis, kuidas ta näiteks, mida ta teeb siis, kui ta vihane on. Tal ei ole lihtsalt teisi valikuidki, et ta on alati löönud, miks ma pean kuidagi teistmoodi käituma, et mul on see plaan olemas, eks. Aga meie eesmärk on laiendada tema plaani, et ära palun ainult löö, et sul on veel võimalus see ja see ja see ja see. Eks, et sul on veel 4 võimalust vähemalt, eks, et selleks, et seda protsessi muuta, on vaja sellest aru saada. Eks. Ja kui on märkamine tehtud, me märkasime mingi tunde, siis tuleb selline analüüs, et miks mul see tunne tekkis näiteks või see, et mis täpselt see tunne on. Eks. Ma märkasin, et midagi siin nagu on, aga mis tunne see on? Kas see on vastikus või see on kurbus või mis tunne see on? Ja see ongi tegelikult analüüs ja see, et ma nüüd andsin oma tundele mingi nimetuse. Et nüüd ma tundsin seda, et ma olen vihane või nüüd ma tundsin, et see on vastikus, mida ma tunnen. Eks. Ja siis ma püstitan tegelikult mingi eesmärki. Mina tunnen viha, ma tahan sellest kuidagi nagu välja lasta seda viha, eks. Ja siis ma planeerin, et nüüd ma lähen ja löön seda Olgat siin, kes on minu juures ju sellepärast, et ma olen lihtsalt vihane, eks. Siis ma teengi seda, löön ja siis tuleb ka see mingi tagasiside mulle. Et näiteks õpetaja ütleb mulle midagi ja siis ma märkan, ups, et nüüd on mingi teine tunne. Eks, et nüüd tundub, et ei ole nii meeldiv, eks, et kui õpetaja riidleb minuga. Ja siis ma hakkan seda ringi uuesti, eks, et nüüd ma märkasin, nüüd ma analüüsisin, nüüd ma püstitan eesmärki, et ma ei taha, et õpetaja minuga riidleks. Ja nüüd ma jooksen ära näiteks koridori, eks. Et see protsess algas uuesti, eks. Ja see ongi, et need oskused ja teadmised, mis on andmebaasis, tegelikult mõjutavad seda igat protsessi sammu selles protsessis. Et kui mul on oskused, kui ma tean, et mis tunne on siis, kui näiteks mul rusikad tulevad niimoodi kokku, eks, et see on viha, eks. Aga kui ma seda ei tea, siis mul on väga keeruline minna selle nagu väga teadlikult selles protsessis, just sellepärast, et ma ei tea täpselt, mis minuga on. Ma lihtsalt lähen ja käitun, eks, automaatselt kuidagi. Eks, et siis me nagu sellega, et me õpetame lapsele, mis temaga juhtub siis, kui ta viha tunneb näiteks, siis me juba panustame sellesse, et ta on teadlikum sellest tundest ja sellest protsessist, mis tema sees toimub. Sa ütlesid toreda sõna andmebaas, et lapsel siis laps peab kuskilt saama neid andmeid, et ta oskaks siis analüüsida. Aga milliste meetoditega laps sinna andmebaasi seda vara saab, mille najal ta saab seda analüüsi teha? Vaata, üks osa andmebaasid on see, et on mingid täidesaatvad funktsioonid. See on töömälu, see on kognitiivne paindlikkus, see on impulsikontroll näiteks. Et mingi närvisüsteem on lapsel juba olemas. Eks. Aga me võime mingite konkreetsete mängude, tegevuste kaudu neid muuta, neid arendada. Näiteks töömälu arendada lapsel, seda kognitiivset paindlikkust, et näidata et lapsele, et ei ole ainult üks lahendus, vaid on tegelikult 5 lahendust, mida me saame mingis olukorras teha. Eks. Et see on üks võimalus. Et, mina ütleksin niimoodi, et süsteemselt
teadvustatult tegeledes lastega nendel teemadel, me tegelikult arendamegi nende andmebaasi. Et kas laste tunnete juhtimise oskust on võimalik kuidagi hinnata ka? Mina näen, et see on võimalik ja see on väga vajalik. Ja tegelikult me tegime selle projekti raames ka väikese uurimuse, kus me tegime nii lastega erinevaid ülesandeid, me näitasime neile pilte ja küsisime, et mis see laps siin tunneb. Ja siis nad vastasid, et see on üks võimalus, kuidas seda hinnata, eks, et lihtsalt vaadata, et kui õigesti laps vastab nendele küsimustele, et kus ta näeb rõõmu ja siis ta ütleb, et see on kurbus, eks, et või et rõõmu ja kurbus tegelikult lapsed teadsid väga hästi. Raskemad tunded on näiteks hirm ja üllatus ja vastikus, et need kohe, mitte kõik ei tundnud neid ära, eks. Et see on üks võimalus. Ja teha lastega mingid ülesandeid, kus sa näitad pilte ja siis uurid, et mida see laps seal tundis. Ja teine võimalus on näidata pilte olukordadest. Et näiteks, et kui sa näitad mingi olukorra pildi ja siis, et leia see laps, kes on kurb. Või leia see laps, kes on vihane. Ja siis sa võid analüüsida, et kas laps leiab tegelikult neid õigeid pilte ja siis võiks küsida ka, et miks sa arvad, miks ta vihane on või mis sa arvad, miks ta kurb on. Ja see kindlasti toetab seda, et sa analüüsid seda, et kas laps mitte ainult ta peaks ju tundma ära selle tunde, vaid ta võiks ju teada ka, et mille pärast see on juhtunud, eks, et kas ta saab sellest poolest aru. Aga tegelikult meie oma uurimuses kasutasime ka õpetajate ja lastevanematega ühe küsimustiku, mis on tegelikult meie programmi üks osa ja seal Saa tunnetega sõbraks raamatust te leiate ka tegelikult selle küsimustiku. Et seal on selline 4-palliline skaala ja erinevad siis tunnete juhtimise sellised aspektid, eks, et nagu enesekontroll, emotsioonidest arusaamine ja toimetulek tunnetega, eks, et kui meil on laps, kelle kohta me tahaksime rohkem teada, et kas ta minu arvates oskab tundeid juhtida, kas ta saab nendest aru, et siis võib selle küsimustiku aluseks võtta. Ja tegelikult need on sellised plokkidena välja toodud ja siis hinnata või siis ka vanemale anda, miks mitte, et arenguvestlusel, et mida te arvate, kuidas teie laps saab oma emotsioonidega hakkama. Enamasti ju need on erinevad, eks, et see, kuidas õpetaja näeb rühmas last ja kuidas ta oma tunnetega toime tuleb ja see, kuidas lapsevanem kodus näeb või mingites teistes olukordades. Mõnikord need kattuvad, ega mõnikord need ei kattu need hinnangud, eks. Et see on lihtsalt üks lisavõimalus, mis annab meie programmi ja meie raamat on see küsimustik, mis seal sees on. Kuidas saab õpetaja toetada lapse eneseregulatsiooni oskuste arendamist? Mida selleks teha, et see oleks efektiivne ja tulemuslik? Meie väikses mõtlesime selle üle ja meie jaoks oli oluline see, et õpetaja saaks aru, milleks ta seda teeb. Siis teine väga oluline asi oli see, et õpetajal oleks mingi vahend, mingi töövahend, mida ta võiks kohe võtta ja rakendada ehk vastata küsimusele, kuidas ma seda teen. Et väga palju on, ma ei tea, neid uurimusi on näiteks väga palju, kus öeldakse, et jah, sotsiaal-emotsionaalsed oskused on olulised. Aga mida ma teen, kuidas ma neid arendan? Tegelikult mina loodan, et see meie programm Saa tunnetega sõbraks annab väga palju ideid just selleks, et mida teha, et kuidas neid oskuseid tegelikult arendada. Ja minu kogemus meie lasteaedades näitab seda, et kui õpetaja võtab selle materjali ja teeb tegelikult neid tegevusi kas või üks kord nädalas, aga ta keskendub sellele, siis tegelikult järgmisel aastal ta võtab seda ainult abiks endale, et ta juba oskab seda ise planeerida neid tegevusi niimoodi, et need emotsioonid oleksid seal sees. Et ma tean juba, et vot see mäng, ma teen seda mängu siis, ma teen seda töölehte siis ja see on väga-väga tore, mis mulle väga meeldib. Ja tegelikult ma pärast räägin lisamaterjalidest, mis meil on välja töötatud ka, need tegevusvihikud, et neid saab ka väga hästi rakendada koos selle meie programmiga. Aga äkki ma siis saan rääkida meie programmist lähemal? Et vaatangi siin ka edasi, et ongi
jagatud mingiks 4 tegevusplokiks. Väga lahedad, huvitavad pealkirjad on siin. Nii lai tunnete maailm. Tunded on meie elu osa, mida enda tunnetega teha ja superreguleerijad. Aga võib-olla ma siis räägin natukene nendest, et kui ma rääkisin sellest andmebaasist, siis tegelikult see ongi see, nagu lähtudes sellest, meie tegimegi neid blokke. Ja tegelikult esimene blokk, nii lai tunnete maailm, räägibki tunnetest. Ja seal me arendame laste tunnetest arusaamist. Me räägime sellest, et kust tulevad üldse tunded, mis tunded need on, kuidas me saame aru, et näiteks, et mu emal on mingi tunne, kuidas ma sellest aru saan, eks, et mida ma vaatan või mida ma märkan tema juures, et see ongi see esimene plokk. Et näiteks ma annan teile ülesande, et kui me räägime rõõmust, et mis sõnu te veel teate selleks, et rõõmust rääkida? Õnn. Rahulolu. Super. Mul tuleb isegi üllatus vahepeal niimoodi. Just. Aga äkki teil on lihtsam mingi negatiivse emotsiooniga, no näiteks võtame viha. Mis sõnad tulevad teile pähe lisaks vihale? Kole, hirm. Ja kuri. Selline suurte mingi tugev viha. Raev. Pettumus, solvumine. Solvumus, pahameel, eks. Agressiivsus võib olla jällegi, et võib väga palju vaielda selle üle, et mis on tunne ja mis ei ole tunne, eks, et kas agressiivsus on tunne, tegelikult ei ole, aga jällegi, kui laps seda välja toob näiteks, et siis mina ei ütleks, et see on väga vale, eks. Et kui ta näeb, et viha on seotud näiteks löömisega. Ehk see on muidugi juba teine mäng võib-olla. Okei, väga tore, et saite hakkama minu arust, eks. Aga jällegi, see mäng näitab ju ka seda, et ka meil täiskasvanutena ei ole alati lihtne nimetus anda meie tundele. Eks. Et väga palju oma nõustamistel, kui ma küsin, ma ei tea, lapsevanem või õpetaja käes, et mida sa tundsid? Ma tundsin ennast halvasti. Mida sa tundsid, mida täpsemalt sa tundsid? Ja see on väga keeruline neid aru saada ja konkreetselt sõnadesse panna, et mida ma tundsin. Ja mõned tunded on ju ka lubamatud, et ma ei tohi vihane olla oma lapse peale näiteks. Et see on nagu keelatud, aga tegelikult viha on okei, aga see, et sa nagu lööd või karjud oma lapse peale näiteks, see ei ole lubatud, aga see, et sa oled vihane, see on täiesti okei. See on lihtsalt see tunne, mis sinu sees on. Aga üks küsimus veel, mis ma väga tihti küsin koolitustele, et me rääkisime siin väga palju tunnete juhtimisest ja sellest, et meil on vaja mingit negatiivseid emotsioone juhtida. Aga mida te arvate, kas meil on mingid emotsioonid, positiivsed emotsioonid, kui me vajame neid juhtida? Kas sul oli midagi sellist elus, kus sa olid väga rõõmus, aga sa pidid seda hoidma enda sees? No kui sa niimoodi küsid, siis tundub, et vastus on jaa. Lapsed tegelikult väga hästi toovad välja neid olukordi, et kui näiteks ma ei tea, et mu sõbral on midagi juhtunud näiteks, aga mul on nii hea meel, et siis ma pean seda hoidma, seda rõõmu, eks, et ma elan kaasa oma sõbrale näiteks. Või mul on ka neid olukordi, kui ma olen ise väga rõõmus ja ma ei tea, mängib mingi lahe muusika, aga ma olen poes, siis ma küll ei saa tantsida seal väga intensiivselt. Et selles mõttes, et me pean ka seda tundet enda sees hoidma. Et tegelikult et neid positiivseid tundeid on vaja mõnikord ka juhtida, eks. Et esmalt on siis oluline, et me oskaksime need emotsioone märgata, neile erinevaid nimetusi anda. Aga kui ma nüüd neid nimetusi olen leidnud, oskan öelda erinevaid nimetusi seal rõõmule ja nii edasi. Aga mis edasi? Sellest vist ei piisa? Muidugi ei piisa, et ongi, et sa pead siis elus leidma neid tundeid ja teadma, et mis olukorras mingi tunne tekib.
ja mis tundeid mina tekitan teistes näiteks ja selleks ongi vaja seda teist plokki, mis on nimega tunded on meie elu osa. Ma arvan, et õpetajad, kui nad kuulsid seda nimetust, siis nad juba natuke nagu aimasid seda, et mis seal sees võiks olla, et seal on erinevad tegevused, mis arendavad laste arusaamist erinevatest olukordadest, kus tunded tekivad. Ja tegelikult seal on nii, neid olukordi on seal palju, aga seal on ka erinevad viise, kuidas seda teha. Kas ma teen seda, kui need on väiksemad lapsed, siis muidugi on kasulikum kasutada näiteks mänguasju või käpiknukke, eks, aga siis, kui on suuremad lapsed, siis neile võib kas või rollimängu juba anda, et vot sina, Mari, oled nüüd see ja sina, Olga, oled nüüd see. Nüüd te mängite mingit olukorda läbi. Eks, et lastega võiks seda analüüsida ja mulle meeldib näiteks ka üks mäng, et me joonistasime papptaldrikute peale erinevaid emotsioone ja panime need igale poole ruumis, eks, et mingis saalis näiteks. Ja siis ma loen mingi olukorda ja siis lapsed peavad leidma selle olukorda, seda tunnet, mida nad tunnevad siis, kui nad selles olukorras on. Ja siis jooksma ja leidma seda piltide peal. Eks, et mina näen, et mänguliselt lastega on ju kõige tõhusam õppida ja arendada neid. Kui ma olen neid laias maailmas neid tundeid nüüd vaadanud ja siis ma olen ka märganud, et see on minu elu osa ja et nad on päriselt olemas, siis mis ma edasi teen? Mis ma nende tunnetega edasi teha saan? Tegelikult järgmine samm ongi see, et ma võiksin midagi nende tunnetega teha ja ma lasteaias ja ka nõustades lapsevanemaid märkan seda, et päris tihti me ütleme lapsele, mida ei tohi teha. Ära karju, ära löö, ära, aga tegelikult me ei paku temale varianti, et aga mida ma nüüd teen? Ma olen vihane, mis ma teen? Lüüa ei tohi, tõugata ei tohi, midagi, ma ei tea, katki teha ka ei tohi. Mida ma siis teen? Et vaene laps ei teagi, mida teha. Ja see järgmine plokk räägibki tegelikult sellest, et mida võiks teha. Eks, ja seal on erinevad tegevused, mis tegelikult neid tegevusi võiks teha siis, kui alguses võiks teha neid niimoodi, et laps on rahulikus seisus. Et ei oleks niimoodi, et nüüd, kui laps on vihane, siis ma nüüd ütlen, et nüüd mängime lumeseda, et ta ei saa aru, milleks seda on vaja. Et me peaksime ikkagi tegema seda mängu kuidagi enne ja siis, kui ta on vihane, me näeme seda, siis me juba viitame sellele, et mäletad, meil oli selline mäng, et lähme viskame neid pallikesi, eks. Et see oleks arusaadav lapsele, et miks ma pean seda tegema, eks. Et ei oleks lihtsalt ta on selles emotsioonis sees ja nüüd me õpetame talle midagi, et see peaks olema ikkagi rahulikus seisus. See lumepallimäng täpsemalt käib? Jällegi, et lumesõdamäng, et te ju kõik teate, et meil oli lumi maas veel nädal tagasi, et siis tegelikult see ongi seesama, aga lihtsalt me võiksime lastega ka rühmas seda teha, et näiteks võtame mingid vanad ajalehed, viskame ruumis laiali ja siis ütleme lastele, et vot nüüd meil on lumesõdamäng. Siis me võtame neid ajalehti ja siis teeme nendest pallikesi ja siis, kui ma ütlen 3, siis me hakkame neid viskama. 1, 2, 6, ei tohi visata. 1, 2, 3, nüüd viskame, eks. Ja siis nad, eriti see mäng sobib siis, kui me näeme, et lapsed on juba pinges. Ennetada seda, et mingi laps on vihane näiteks, eks. Aga siis individuaalselt saab ju ka siis, kui mingi laps on juba vihaseks läinud, et lähme ja viskame neid pallikesi sinna, ma ei tea, ukse poole näiteks või kuskile, kus on ohutu. Kui need lapsed mängivad Lego laua taga ja üks laps võtab teiselt mingi eriti olulise juppi ära ja kellelt ära võeti, muutub sellepärast hästi vihaseks, siis pigem sa soovitad võtta see laps kõrvale, öelda, ma näen, et sa oled vihane, kas sa soovid lumesõda mängida? Et tead, see küsimus on väga huvitav siis sellepärast, et mõned
viisid sobivad konkreetsetes olukordades, et need ei sobi mingite konkreetsete emotsioonide puhul või olukordade puhul. Näiteks mul oli üks lapsevanem, kes ütles, et mul laps istus minu tordi peale, ma pidin seda tordi viima oma kliendile ja laps istus sinna peale ja mina olin väga vihane, kas sina pakud mulle akvarelliga siis joonistada. Ja siis ma naersin, et muidugi mitte, et selles olukorras sa paned lihtsalt selle ukse kinni, teed, eks, aga sa ei tee lapsele haiget ja samamoodi selles olukorras. See on sarnane olukord, eks, et kui laps on vihane, et tema käes on juba need klotsid, mina kindlasti ei soovita neid visata nende laste poole, eks, et võib-olla nagu sa võidki öelda, et ma näen, et sa oled vihane, ma näen, et sa tahad visata neid klotse, et lähme viskame seal koridoris näiteks, et mina suunaksin last, et see on ju põhimõtteliselt sama mäng, nagu lumeseda mäng, aga lihtsalt kui laps on juba vihane, sul on väga keeruline teda selles olukorras nagu ja sellest emotsioonist välja saada. Et pigem, kui sa näed, et vot nüüd hakkab tekkima, vot nüüd ta hakkab vihaseks minema, kuule, tead, lähme, meil on seal lumepallid, et lähme viskame, et ennetavalt, eks, et see ei oleks nagu niimoodi, et laps nüüd mängib seal ja siis, nüüd me lähme lumeseda mängima, eks. Et see peaks olema mingis nagu olukorras, kus see sobilik on, eks. Ja mul ongi selline küsimus, et kas kõik sellised rasked, keerulised tunded, emotsioonid, tundepuhangud on vaja üldse alati teha nagu heaks? Tegelikult ei olegi vaja neid heaks teha. Eks, et me peame tundeid väljendama ohutult, niimoodi, et teised kannatada ei saaks. Eks, et kui ma olen väga vihane, siis see on minu tunne, aga teised ei peaks sellest kannatama, et mina vihane olen. Ja kindlasti me ei pea tundeid maha suruma, eks, et väga tihedalt ma puutun täiskasvanutega kokku, kes kogu aeg suruvad oma tundeid maha. Näiteks, et neile ei lubatud lapsepõlves nutta või karjuda, et midagi ei tohtinud tunda, et ma pidin olema tundetu. Ja nüüd täiskasvanu ees on väga keeruline muuta. Ja mina nagu sooviksin, et meie lapsed, kes praegu lasteaias käivad, et need ikkagi oskaksid oma tunnetega hakkama saada, et nad ei suruks neid alla või ei ütleks, et nüüd viha on lubamatu tunne. Et tegelikult viha on lubatud, lihtsalt see, kuidas sa käitud, võib olla erinev. Ja mina näen, et me ei pea ilustama nagu erinevaid tundeid, eks. Et kui ma olen kurb, siis jah, ma olen kurb, ja see ongi nii, eks, et me ei pea sellest nagu, sa pead rõõmus olema. Mul lapsevanemad just läksid tööle, ma igatsen neid, miks ma pean rõõmus olema, eks. Et pigem ma aktsepteerin seda, et okei, ma saan aru, et sa oled kurb, aga lähme joonistame, äkki siis tuju läheb paremaks, eks. Et kindlasti mitte tühistama seda tunde, vaid just nagu tegelema selle tundega või väljendada seda, sest tunnete joonistamine on näiteks üks viis, kuidas oma tunnetega toime tulla, eks, või ma ei tea, pildi joonistamine. Eks, et kui sa oled kurb näiteks, siis see on sobilik. Et jällegi, et see sõltub ju tundest, et kui ka meie täiskasvanutena oleme kurvad, siis see akvarelliga joonistamine või maalimine on tõesti sobilik. Eks, et ma väljendan enda tunde niimoodi, et ma joonistan midagi. Aga kui mul laps istus tordi peale, eks ma ei ole võimeline praegu akvarelliga joonistama. Mina pean kuidagi teistmoodi oma tundega hakkama saada. Et mitte ainult lastel ei ole seal emotsioonid ja tunded rühmas, vaid õpetajatel ka. Ja kuna õpetaja on, eks ju, oma tegevustes ikkagi lastele eeskuju, et mis oleks näiteks õpetajatele siis lubatud ikkagi, sest et õpetajad on professionaalid ja nemad justkui peaks oskama või et on ka mõni näide või selline hea praktika? Kõige lihtsam minu jaoks on oma tundest rääkimine ja selleks on loodud mina sõnumid. Mina olen rõõmus, mina olen kurb ja see on kõige lihtsam, mida õpetaja võiks teha ohutult, et öelda, et mina olen praegu väsinud. Eks mitte lihtsalt ma ei hakka karjuma laste peale, et nüüd kõik istume, nüüd ma olen nii väsinud, vaid lihtsalt, et mina olen hetkel väsinud, ma lähen korraks, ma ei tea, koridori näiteks ja ta näitab sellega ka, et kuidas mina
käitun oma tunnetega, et mina ütlen teile oma tundeid välja, eks. Kindlasti, no mida õpetajad on mulle ka välja toonud, et mis neid aitab, see on meeskond, sest meil ju õpetajad ei tööta üksi enamasti, eks nad ikka töötavad meeskonnas ja nad võivad esiteks vahetada teineteist, kui üks on juba, ma ei tea, väsinud, kurb, vihane, siis teine on ressursis ja siis nad vahetavad näiteks või nad jagavad teineteisega oma tundeid. Eks, et lähevad koridorist välja, muidugi mitte laste ees, eks, aga ütlevad, et mina olen täna küll väga vihane, et nad on täiesti nagu endast väljas täna need lapsed, et nad ei käitu üldse õigesti, eks, näiteks. Et sellised viisid. Hingamine on ka mingi väga lihtne asi, mida võib nii õpetajatele kui ka lastele õpetada, aga lastele võiks õpetada hingamist väga mänguliselt. Et kui me lihtsalt ütleme, laps on vihane, siis me hinga. Ega ta ei saa aru, mis ta peab tegema ja mis see tähendab, eks. Et me võiksime ikka näiteks mänguliselt seda teha, et me võtame näiteks kaisukaru kõik koos lastega, eks, et siis kui ma ei tea, kaisukaru lendab, siis me hingame sisse. Kui kaisukaru maandub, siis me hingame välja ja siis teeme koos. Eks, et see on nagu väga lihtne ja mis on lapsele arusaadav ja siis ka, mida õpetaja võiks teha, et lihtsalt kui ta on juba, ma ei tea, tunneb mingi väga tugeva emotsiooni, keerab lastele selja, teeb 3 sissehingamist ja siis välja hingamist ja siis ta ongi rahulikum ja siis nagu pöörab ümber ja siis räägib edasi näiteks, eks. Või siis käega on väga hea teha hingamist, et siis kui ma nagu joonistame nii-öelda kätt, eks, ja siis kui me joonistame joone ülesse, siis me hingame sisse ja kui joone alla, siis hingame välja, eks. Ja siis nagu joonistame niimoodi 5 sõrme ja siis tegelikult meie hingamine ongi taastunud. No nii palju ägedaid nippe ja mulle tundub, et me jõudsime sinna sellise huvitava sõnani, mis on superreguleerijad. Said hakkama. Just, ma nüüd natuke lugesin, et ma ütlen ilusti, et mida siis tähendab sõna superreguleerija? Nagu ma juba natukene alguses teoreetilise osa juures mainisin, et tegelikult tunnete juhtimine on ju ainult üks osa enesejuhtimisest ja tegelikult neid oskuseid, mis on vajalikult edukaks enesejuhtimiseks, on palju, aga sinna plokki, kus on superreguleerijad, meie proovisime panna mingid baasmängud või baastegevused, mis arendavad seda, neid järgmise osasid enesejuhtimisest. Eks impulsikontrolli, planeerimist natukene, eks, et neid oskused, mis on vaja selleks, et see tunnete juhtimine töötaks nendega koostöös, eks, et see tunnete juhtimine on ju üks oskus ja siis selle all on tegelikult see töömälu, kognitiivne paindlikkus ja impulsikontroll, millest me rääkisime juba, eks. Ja see superreguleerijate plokk ongi mõeldud selleks, et õpetaja tegeleks nende asjadega lisaks emotsioonidele ka. Et tegelikult tunnete juhtimine nagu töötab paremini siis, kui laps oskab oma impulsse kontrollida, siis kui ta näeb erinevaid võimalusi, eks, et ta on nagu kognitiivselt paindlik nii-öelda, eks, et ja tema töömälu on arenenud ja ta oskab planeerida näiteks paremini. Ja selleks on see viimane plokk sinna juurde lisatud. Aga superreguleerijad, see ongi see, et lapsed võiksid olla superreguleerijad, et nad oskaksid, et neil oleks lisavõime reguleerida ennast. Nii, aga millise mängu või tegevusega seda lapsele arendada saaks? Väga lihtsad mängud on need, kus lapsele pakutakse midagi, mida ta väga-väga soovib ja siis ta peab ootama näiteks. Üks väga lahe mäng, mis mulle endale väga meeldib ja mis meeldib ka meie õpetajatele ja lastele, on selline mulitajaga mäng. Et lapsed istuvad näiteks ringis ja õpetaja puhub mulle.
aga kokkulepe on selline, et laps ei tohi, mingil juhul ei tohi seda puudutada. See on väga keeruline ülesanne. Ja tegelikult minu kogemus näitab, et kui esimest korda õpetajad teevad seda mängu, siis neil on lihtsalt lootusematus, et nad ei saa hakkama, et lootusetus, et nad ei saa hakkama. Aga tegelikult, kui seda teha juba 5. korda, need on juba super reguleerijad ja nad oskavad väga hästi seda mängu mängida, et alguses sa üldse ei tohi mulle püüda ja siis mingi hetk õpetaja ütleb, kõik, nüüd läksime, nüüd kõik võivad seda püüda. Et tegelikult, kui me rääkisime meie õpetajatega, meie väikese lasteaia teemaks on mets. Ja siis me mõtlesime, et kuidas nagu seda mängu saaks metsas mängida. Tegelikult väga hästi saab. Seal on ju need lehed, mis on langenud, eriti sügisel. See on lihtsalt nii suur kiusatus lapsele, et minna sinna ja võtta neid ja visata. Aga ei, nüüd me mängime mängu, et mina viskan, aga sina ei tohi neid püüda või üldse puudutada ja siis laste jaoks see oli väga keeruline ülesanne, aga nad said väga hästi hakkama. Kui kaua need lapsed peaksid ootama siis nende mullide katki torkamisega või lehtede püüdmisega? See sõltub. Tegelikult 1 minuti nad võiksid kindlasti oodata. Aga jällegi, mida väiksemad lapsed, seda väiksem võiks olla alguses see ootamise aeg. Ja siis, mida rohkem sa seda mängu teed, seda pikemaks sa seda aega tegelikult venitad. Et sest nad juba oskavad ja siis väga tore oleks, kui õpetaja kiidaks lapsi selle eest, et nad suudavad nii kaua oodata. Eks? Kindlasti on paar last, kes ei suuda seda teha, aga ikkagi nende pingutust tuleks kiita ja kuidagi positiivset tagasisidet anda. Me oleme harjunud ju anda negatiivset tagasisidet siis, kui laps teeb midagi valesti. Aga palun kiitke lapsi rohkem, kui nad teevad midagi õigesti. Mina näen, et sellest on palju rohkem kasu. Et üks on see, et me saame rühmas õpetada lastele neid emotsioone, kuidas arendada neid eneseregulatsiooni oskusi. Kas see on alati piisav, et see, mida õpetajad teevad või lapsevanemad seal kodus või on mõned ohumärgid, mille puhul lapsevanem peaks mõtlema psühholoogi või terapeudi poole pöördumise peale? Võib-olla just see, et kui see tunne on väga intensiivne, et tegelikult ju kõik, nagu me juba rääkisime, et kõik tunneme erinevad tundeid. Ka mina olen vihane, ma väga tihti nagu räägin mitte õpetajatele. Ma tihti räägin lastele, et mina olen ka mõnikord vihane. Ja mul oli selline kogemus, et meil oli sotsiaalsete oskuste arengurühm lasteaias ja siis lapsed üldse ei kuulanud midagi ja siis ma ütlesin, et ma olen väga vihane. Palun, tulge istuge siin tooli peale. Ja siis üks poiss ütles mulle, ei, sa ei ole vihane. Ma peegeldasin tagasi, et sulle tundub, et mina ei ole vihane. Ei, sa ju ei karju, sa ei löö, mis mõttes sa oled vihane? Mõtlesin, sa oled harjunud sellega, et niimoodi läheks vihaseks. Ja, aga kas sa tunneksid ennast hästi, kui ma karjuksin või lööksin praegu sind? Ei, sellepärast ma ütlengi. Eks, et selles mõttes, et see ongi, et see viha on igal pool ja ka minu sees on seda viha ja õpetaja sees, aga mõnikord see viha on liiga intensiivne või seda need vihahoogusid on liiga tihti, need esinevad liiga tihti. Et see on võib-olla see märk, kus me näeme, et lapse sees on midagi sellist, mida me ei näe ja millega me ei saa nagu siin rühmaruumis tegeleda. Eks? Või võib-olla laps on muutunud, et ta oli alati rõõmsameelne ja nüüd ta on väga kurb kogu aeg või ta on, läheb vihaseks, tal on mingid käitumisraskused tekkinud. See tähendab seda, et võib-olla tema sees on midagi, mis tekitab seda tunde ja meie seal rühmaruumis ei saa juba sellega niivõrd hakkama. Et võib-olla siin oleks vaja psühholoogi või mänguterapeudi poole pöörduda, et seda viha või seda tunde, mis tema sees on, seda väljendada teistmoodi, kui me nagu rühmas seda teha ei saa näiteks.
eks, või siis, et kui on teised mingid märgid, et lisaks sellele, et laps ei saa oma tunnetega hakkama, et on mingid teised asjad, et ta ei suuda keskenduda näiteks, et tal on sellega raskuseid või et ta on kogu aeg väga-väga aktiivne, eks, et ei püsi paigal, et ei suuda, ma ei tea, selles hommikuringis vaikselt istuda, et kogu aeg ta on mingis tegevuses. See võib olla see koht ka, kus nagu märgata seda, et see ei ole ainult tunne, et see on midagi lisaks tundele, eks. Ma loodan, et ma vastasin sellele küsimusele. Võib-olla vaadata ka lapse teisi sotsiaalseid oskuseid. Kui ta ei saa ainult tunnetega hakkama, siis võib-olla rühmaruumis arendades tema oskuseid ja teadmise me saame teda toetada ja luua seda keskkonda. Aga mõnikord võib-olla tõesti märgata ka teisi mingeid oskuseid, mis tal on, kuidas ta sotsiaalselt üldse hakkama saab. Võib-olla tal esineb ka teisi raskuseid, mitte ainult emotsioonidega, eks, et siis ta ei oska konflikte lahendada, ta ei oska suhelda, ta ei kasuta kõne üldiselt, mitte ainult emotsioonidega seotult. Et siis võib-olla see on ka see märk, et kui ma pean pöörduma spetsialisti poole, et konsulteerima, et las ta tuleb ja vaatab näiteks, et kas mulle ainult tundub, et see ei ole ainult emotsioonidest, vaid see on midagi muud ka. Aga kui sa nüüd vaatad oma lasteaias, et umbes niimoodi 2 aastat, millal te sellega tegelenud oled, mis on olnud sinu arvates, sinu kui psühholoogi ja sellise praktiku arvates olnud lastes see muutus, mida see programm on andnud? Tegelikult ongi need lapsed paljud ju kooli läinud ja mul on kahjuks mul puudub see ülevaade, et kuidas neil seal läheb. Aga siis, kui me neid projekte tegime meie lasteaedades, siis me küsisime tegelikult õpetajatelt ja lastevanematelt tagasiside, et kuidas nad näevad, et mis muutused on toimunud ja päris paljud räägivad sellest, et lapsed hakkasid rääkima tunnetest rohkem, et nad teavad neid sõnu ja siis väga hea näide, mis mulle väga meelde jäi, oli see, et väiksem laps tuleb ja ütleb oma koolis käiva vennale näiteks, et sina oled küll vihane praegu, et sul mõtlev aju üldse ei tööta. See oli nii lahe. Et selles mõttes, et ma näen, et nende teadmised on paremaks läinud ja nende sõnavara on laienenud ja ma tahaks loota, et nad oskavad paremini oma tunnetega toime tulla. Et lihtsalt, et need hinnangud, mis meieni on jõudnud, et need on paremaks läinud, aga edaspidi, kuidas nad näiteks koolis on, et ma kahjuks ei oska kommenteerida. Et tõesti oleks huvitav teada saada, kuidas neid nüüd tunnetega on. Aga peaaegu, et olemegi jõudnud selle raamatu lõppu ja ka vist meie saate lõppu, et hakkame vaikselt siis otsi kokku võtma, et sa rääkisid veel, et on olemas sellised lisamaterjalid või lisavihikud, mida kasutada. Et äkki sa räägid, et kuidas need toetavad kõike seda, et see programm saaks lastele veel eriti selgeks? Nagu ma juba mainisin, et üks meie eesmärkidest on see, et õpetajal oleks vastus küsimusele, et kuidas ma arendan või mida ma teen. Ja selleks on tegelikult, meil on see programm, see on üks osa sellest ja tegelikult ma tahtsin rääkida, et see programm on tegelikult ka virtuaalselt olemas, et me rääkisime pigem sellest, et meil on see prinditud, trükitud versioon, aga tegelikult meil on see olemas ka digile.eu lehel digitaalsena. Et võib-olla kui kellelgi on mugavam seda kasutada sealt, et see on ka üks võimalus. Eks, et seal on samamoodi need töölehed ja need küsimustikud kõik olemas. Aga tegelikult sellest, mis me rääkisime praegu, see on trükitud materjal ja lisaks sellele materjali meil on tegelikult tehtud lastele mõned vihikud. Need on sellised toredad tegevusvihikud, kus on konkreetsed ülesanded, et mida lastega siis võiks teha, et
et nendest emotsioonidest rääkida, et neid emotsioone võiks värvida. No, nagu meil on Väikses päikses sellised toredad tegelased nagu Harald ja Freia, et kes on lugenud raamatut Maruvahva lasteaed, et need on sealt võetud ja siis tegelikult see tegevusvihik räägibki sellest, et Harald ja Freia seiklevad tunnete maailmas ja nad uurivad, mis tunded on, mis olukordades need tekkinud on ja siis, et mida ka tunnetega teha. Ja no, see vihik on see, et seal on väga sellised huvitavad ja mängulised ja lapsekesksed ülesanded, mida koos lastega teha. Seda on võimalik teha nii lasteaias kui ka kodus tegelikult koos lapsega. Värvida ja tunnetest rääkida on alati tore. Ja need vihikud on nii eesti kui ka inglise ja vene keeles. Ehk neid on võimalik ka kasutada näiteks keelekümbluses väga hästi paralleelselt, et nii eesti kui ka vene keeles või inglise keeles ja siis vaadata neid sõnu, millest me siin nii palju rääkisime, et neid sõnu tegelikult on seal sees, et seal on võimalik õppida kuidas joonistada tundeid ja väga palju saab värvida ja arutada koos täiskasvanuga siis, et mis tunded on ja millal nad tekivad. Ja veel üks asi, mis meil on need plakatid, kus on 1, 2, 3, 4, 5, 15 tunde. Ja siis seal on need joonistatud ja juurde kirjutatud, et mis tunne see on. Ja kindlasti need tuleb veel. Meil on väga palju plaane. Lihtsalt meil ei ole nii palju käsi selleks, et neid kõiki materjali, mis me tahame välja töötada, aga me tegeleme sellega, et oodake mõningaid toredaid materjale veel kindlasti. Et kui nüüd õpetajatel tekkis huvi selle materjali, selle metoodika vastu, siis kus ta leiab selle? Kõige sobilikum ja kõige odavam koht on digila.eu. Kui te lähete sinna veebilehele, siis vajutage spetsialistile ja trükkised ja lisamaterjalid. Et seal on need trükitud materjalid ja tegelikult lisaks ka mõned tasuta plakatid ja tegelikult seal lehelt saab leida ka erinevaid videoloengud sel teemal, et kui vajutate näiteks enesejuhtimise arendamine, et sealt saab leida ka erinevaid videoloengud ja neid tegevusi, mis seal vihikustega või sellest materjalistega leiate. Ja tegelikult neid trükiseid on võimalik leida ka raamatupoodides. Ja siis, kui mõni lasteaed on võib-olla huvitatud rohkemates kogustes näiteks, et siis võib kirjutada info@lasteklubi.ee meilile ja siis me saadame info, siis mida rohkem materjale, näiteks tegevusvihikuid te ostate, seda odavamad need teile tulevad. Et siis on mõistlik kirjutada ja siis me teeme teile eraldi pakkumise. Võis praegu jääda meist mulje küll, et justkui nagu sina oleksid kõik suure töö ära teinud, aga võib-olla sa saaksid siinkohal ka välja tuua mõned nimed, kes on samamoodi selle sama programmi ja üldse teie tegevuse nagu ees seisnud, hea seisnud ja pannud oma panuse. Aitäh küsimast, sest tegelikult mina olen see, kes esindab praegu selle materjali ja kes räägib sellest, sest ma olin projektijuht, aga iga projekt ei lähe tööle ilma meeskonnata. Ja minul on au, et ma töötan Väikses päikses ja meil on väga lahe meeskond, kes selle projektiga tegeleb ja kes tegeleb sellega ka edaspidi tegelikult, sest te juba saite aru, et see tunnete juhtimine on ainult osa sellest projektist, et me tegeleme sellega edasi. Programmi Saa tunnetega sõbraks teiseks autoriks on tegelikult Marii Maamägi, keda ma väga armastan ja keda tervitan. Ma olen väga tänulik neile kõigile, kes on panustanud sellesse projekti. Aitäh! Ja meie täname sind, Olga, kes sa sellesse saatesse tõid, kui me nüüd otsime neid tundeid või emotsioone, sellise uudishimu, palju sellist energiat, üllatusi, jõudu
rõõmu, et sütitasid igatahes mind ja Siljat siin küll ja ma arvan, et meie kuulajaid ka ja tegelikult on nagu hästi tore, et sa tõid selle kõige olulisema siin lõpus välja, et mitte midagi ei sünni üksi. Et see meeskonnatöö ja läbi selle teiste inimeste ja läbi nagu suhete saame me ise targemaks ja teadlikumaks iseendast ja siis on meil ka mida kogeda ja oma kogemusi ka teistele jagada. Ehk siis õpetajatele ka siin, et kui te kuulasite meie saadet, siis jagage seda omavahel, jagage seda oma töö juures, seda uut teadmist ja tehke ikkagi oma rühmatasandil ka kõigi oma kolleegidega koostööd, hakake märkama üksteist ja oma tundeid ja niimoodi saate olla eeskujuks lastele. Ma olen ka väga tänulik, Olga, et sa tulid esindama seda meeskonda, kellega te selle väga väärtusliku materjali olete kokku pannud, et iga õppimine on efektiivsem, kui see toimub süstemaatiliselt. Et see emotsioonide ja tunnete juhtimise teema, et see on selline üpris keeruline, aga järjest olulisemaks ta saab siin, kui räägitakse vaimsest tervisest ja kõigest, et siinkohal on meil väga hea meel kuulutada välja üks loosimäng, et Väike Päike on pannud välja 2 komplekti Saa tunnetega sõbraks õppematerjalist, kuhu kuuluvad siis plakant, juhendmaterjal, tegevusraamat emotsioonide õppimiseks ja juturaamat värviraamatuga. Kuidas see komplekt endale võita, selleks jälgi meie Facebooki lehte Kes mis aias. Et aitäh sulle ja tervele su meeskonnale. Aitäh kutsumast! Kes aias, mis aias? Kes aias, mis aias? Kes aias, mis aias? Jälgige meie Facebooki lehte Kes mis aias. Kuulata saate meid YouTube'i kanalist Kes mis aias, Spotify'st või SoundCloud'ist. Vajutage kindlasti telli või jälgi nuppu. Nii jõuab uus info meie saadetest sinuni kõige kiiremini. Kuulmiseni!